Majanduslik ebavõrdsus Eestis on aina süvenev probleem. Seda enam teeb murelikuks tõsiasi, et maksumaksja raha eest tasustatavatel poliitilistel ametikohtadel palgad aina kerkivad. Samal ajal kui paljud palgatöötajad ägavad palgavaesuse käes. Läinud nädalal nimetati Tartus ametisse abilinnapead ning linnapea. Ja kui mullu sügisel sai teatavaks, et valimiste aastal Tartu linnajuhtide palk ei tõuse, siis nüüd otsustati Isamaa ja Reformierakonna ettepanekul linnajuhtide palkasid siiski tõsta. Nii kasvab abilinnapeade palk 7500 euroni ja linnapea Urmas Klaasi palk 8600 euroni kuus. Mina oma palgaga ei tegele ja ka linnavalitsuse liikmete palkadega mitte, need see on volikogu pädevuses. Ju nad on oma otsust ja ettepanekut hästi kaalunud. Kusjuures 4 aastat tagasi oli Tartu linnapea palk 4500 eurot kuus. Suure palgatõusu on läbi teinud ka Tallinna linnapea töötasu. Kui näiteks Tallinna linnaoja palk, siis 1. aprilli 2025 seisuga oli siis 9617 eurot, siis aastal 2021 oli see 6100 eurot brutopalgast siis käib jutt ja muutus siis 2021 ja 2025 aasta vahel on siis 57,7%. Võrdluseks näiteks päästjad teenivad täna 1594 eurot kuus. Õpetaja alampalk on 1820 eurot ja politseiniku oma 1850 eurot kuus. Teie olete oma palgaga rahul? Ma saan vanemahüvitist, võiks veidi suurem olla, aga olen üldjuhul küll rahul. Nüüd kui tööle lähete, et on see palganumber see, millega teile tundub, et täna on võimalik ära elada? No üksi võib-olla oleks keeruline, aga koos abikaasaga on isegi okei. Ütleme, need musta töötegijad ja need mustama töötegijad, need võiks ikka vastav palka ka saada, kõvemat palka, et neil raske töö ja. Ja kui vaadata CV keskuses neid pakkumisi, kus on palgad ka, et see on ikka päris masendav tegelikult. No ma ei tea, et kui täiskohaga inimene teenib kuskil nagu 1400 miinus maksud, et see on ikka päris raske on hakkama saada neid hindu vaadates. Me oleme Eestis olnud Euroopa Liidus üks ebavõrdsemaid riike. Ütleb Tartu Ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski. Ja lisab, et tegelikult on praegu kogu maailmas näha majandusliku ebavõrdsuse kasvu kiirenemist. Me ei ole veel näinud tegelikult, mida tehisintellekt endaga kaasa toob, aga me kindlasti näeme väga kiiret ebavõrdsuse kasvu, siis eelmised tööstusrevolutsioonid tõid kaasa endaga vägivalda. Ja kui me ei ohja seda, kui me ei püüa kompenseerida seda avaliku sektori poolt, ka ettevõtete poolt, ka ühiskonna poolt tervikuna, siis me võime ka jõuda selliste vägivallalaineteni. Riigikogu liikmete palk on täna 6321 eurot. Ja viimase 4 aastaga on see tõusnud 44%. Ma arvan, et see on väga suur palk ja Eesti inimestel on õigus nõuda, et tehakse selle puhul ka kvaliteetset tööd. Siis minu isiklik arvamus on see, et Riigikogu liikmeid on liiga palju ja neid tegelikult võiks olla vähem, aga palga osas, ma nagu palga osa ei puuduks, aga ma pigem paneks inimesed tööle ja vähemas koguses. Kui me ka tahame meie riigiasutusi, meie omavalitsusi juhtima järjest paremaid ja targemaid inimesi, siis me peame olema nõus neile rohkem maksma, sest muidu nad lähevad erasektorisse. Erasektoris oli läinud aastal keskmine palk 1841 eurot ja avalikus sektoris 2264 eurot kuus. Viimase 4 aasta jooksul on mõlemas sektoris palgatõus olnud veidi üle 40%. Kiirem tõus on aga aset leidnud avalikus sektoris. Mida siis ikkagi teha, et meie riigis majanduslik ebavõrdsus täistuuridel ei süveneks? On üks asi küll, mis on pikaajaline relv ebavõrdsuse kasvu vastu ja see on üllatus hariduspoliitika. Ja me peame väga jälgima Eestis, et meie haridus on kõigile kättesaatav, sest see ei tekita meil selliseid klanne ja sellist slummi kuskil.